Ma ütlesin eelmisel nädalal, et edu oleks Hormuzi väina taasavamine, kuid see meretee on endiselt blokeeritud. Sel lihavõttel andis president Iraanile tõsise hoiatuse, nõudes Hormuzi väina viivitamatut taasavamist. Kuid seeva alustaks peagi sõjalist operatsiooni väina avamiseks, siis millist sõjalist jõudu oleks reaalselt vaja? Lubage mul öelda, et meil on võimekus väin avada, kui me selleks otsustame. Ja see, mida te praegu näete, on minu arvates sellise kampaania esialgsete sammude eelkäijad. Eesmärk oleks vähendada Iraani võimet tulistada rakette ja reaktiivmürske laevade pihta väinas ning neutraliseerida nende kiirrünnakupaadid. Mõelge neist kui võimsatest kiirpaatidest, millel on päramootorid ja mis liiguvad kiiresti, et tungida laevade vahele ja tekitada otsest kahju. Me jälitame kõiki neid aluseid. Kasutame A10 lennukeid, ründekoptereid ja aeglaseid sõidukeid. Madala lennukõrgusega platvormid on tõhusad. Me oleme praegu nende eemaldamise protsessis ja samuti hävitame Iraani miinivarusid. Miinid on ohtlikud. Sõja algusest oli neid tuhandeid. Kindlasti oleme seda arvu juba vähendanud. Muidugi piisab juba vähestest miinidest, et blokeerida ülemaailmne transport. Kõik see on juba praegu käimas, sest enne sõjalaevade saatmist väina tuleb need arvud viia madalale tasemele. Mul pole aimugi, milline saab olema admiral Cooperi otsustusprotsess, kuid me liigume õiges suunas, et saavutada kõik need planeeritud eesmärgid. Kas nad avavad väina õhu- ja merejõududega või vajab see vägesid? Seda saab avada õhu- ja mereväe kampaaniaga ning maismaavägesid kasutatakse reidideks. Reid on rünnak, millele järgneb planeeritud taganemine ilma kavatsuseta jääda. Ainus erand võib olla Kargi saar. Ma tean, et president on sellest juba rääkinud. Ma arvan, et sellel on ainulaadne koht Iraani kultuuris ühel põhjusel. Kui sa selle üle kontrolli saavutad, oled Iraani pinnal. Teiseks on see nende naftavarustuse elutähtis punkt. Seda kontrollides saad selle voolu katkestada, mis kahjustab tõsiselt Iraani majandust ja võib isegi läbirääkimistel eelise anda. Lisaks ei kahjusta see majandust jäädavalt infrastruktuuri hävitamisega. Seetõttu arvan, et Kargi saar on väga tulus sihtmärk. Kindlasti analüüsime seda praegu. Mul pole aimugi, kas me tegelikult ka sinna läheme. Charlie Tagata, aitäh. Meiega on endine CENTCOMi juht, kindral Frank McKenzie. Kindral, häid lihavõtteid. Samad sõnad sulle, Ed. Kadunud süsteemi ohvitseri leidmine võttis peaaegu 2 päeva pärast seda, kui tema lennuk kukkus alla Iraani edelaosas asuvas kaugemas ja mägises piirkonnas. Relvaohvitser peitus mägedes ühes lõhes, ütleb kõrge valitsusametnik. Kuidas hindate otsingu- ja päästeoperatsiooni? Nii et ma arvan, et võtaksin sellest 2 õppetundi, Ed. Esiteks ühise väe tipptase, meie võime kiiresti reageerida, et otsida allatulistatud meeskonna liiget. Me treenime selleks pidevalt. See on osa igast korrast, kui saadame meeskonna vaenlase territooriumile. Meil on üksikasjalikud ja põhjalikud plaanid nende päästmiseks. See on meie olemuse põhiosa. See on osa sellest, kes me Ameerika sõduritena nii meeste kui naistena oleme. Nii et see plaan läks käiku ja ma arvan, et see viidi ellu väga tõhusalt. Kuna alati on keegi maapinnal võib-olla vigastatud, nad peavad jõudma kohta, kus nad saavad varjuda, kuni me nendeni jõuame. Kõik see tundus toimivat väga hästi. Ja tead, me tegelikult kaotasime sellel missioonil mõned lennukid, aga ma ütleksin, et ühe lennuki ehitamiseks kulub aasta. Võtab 200 aastat, et luua sõjaväeline traditsioon, kus kedagi ei jäeta maha. Sellises olukorras lepiksid lennuki kaotusega iga kell. Teine õppetund, ma arvan, et see on Iraani jaoks üsna karm õppetund. Esiteks ei suutnud nad kadunud meeskonna liiget leida. Teiseks tegid nad laialdase üleskutse oma rahvale, et see inimene üles anda. Ja pakkusid tasu, teate küll, igasuguste vihjete eest. Tundub, et see ei toonud edu. Ja see oleks, ma arvan, võib-olla rahulolematuse märk. Aga kui sa oled kõrge juht Teheranis täna hommikul, siis ei saa sa selle üle küll õnnelik olla. Teate küll, Iraani revolutsiooniline kaardivägi võtab nüüd vastutuse rünnakute eest naftakeemiatehastele Araabia Ühendemiraatides, Kuveidis ja Bahreinis. Nad hoiatavad, et nende rünnakud Ameerika Ühendriikide majandushuvide vastu muutuvad intensiivsemaks, kui rünnakud tsiviilsihtmärkide vastu Iraanis korduvad. Iraan ja tema liitlased on praegu võimelised tõsist kahju tekitama. Et neil on tõesti võime põhjustada märkimisväärset kahju. Neil ei ole võimet saavutada massilisi tagajärgi. Ja selle all mõtlen ma väga paljude heitrakettide, juhitavate rakettide või droonide tulistamist. See võimekus on pidevalt vähenenud alates selle kampaania algusest. Ja ausalt öeldes, pärast enam kui 30 päeva arvan, et keskväe juhatus peaks olema üsna rahul sellega, kus nad praegu on.
tegelikult, Ed, kui ma olin Centicomi ülem, oleksin ma selle olukorra puhul 30 päeva jooksul selle tagasi lükanud, sest see oleks olnud liiga optimistlik. Nii et meil oli hea tulemus. Meie tulemused jätkuvad. Nende jaoks muutub üha raskemaks juhitavate rakettide ja heitrakettide tulistamine. Võib-olla ei jõua me mõnda aega nullini ja ma arvan, et selleks kulub veel aega, aga kõik saavad sellest aru. Aga ma arvan, et oleme õigel teel. Kampaania edeneb tõhusalt ja tempo peaks iga päevaga kiirenema. Teie eelmise punkti kohta ütles president täna hommikul Fox Newsile midagi huvitavat, avaldades esimest korda, et Ameerika Ühendriigid saatsid selle aasta alguses relvi kurdidele Iraagi ja Iraani põhjaosas, et meeleavaldajad saaksid neid kasutada. Ta vihjas, et relvade saatmise eesmärk oli panna Iraani rahvas mässama. Kuid kolmapäeval oma suures kõnes, kus ta selgitas, milles sõda seisneb, ütles ta, et kampaania ei seisne režiimi vahetamises. Kui nad nüüd varustavad meeleavaldajaid relvadega, mida see võib tähendada? Ma arvan, et te peaksite seda režiimi survestama igal võimalikul moel. Kurdide relvastamine suurendab kindlasti survet Iraani režiimile. Me teame ajaloost, et Iraani juhtkond reageerib siis, kui režiimile avaldatakse eksistentsiaalset survet. Kurdide relvastamine viib teid sellele sammukese lähemale. Isegi kui teie lõppeesmärk ei ole režiimi vahetus, viib Teherani režiimi sellisesse punkti surumine, kus nad teevad meie jaoks sobiva kokkuleppe, paratamatult selleni, kui neile avaldatakse talumatut survet. Ja ma arvan, et kõik see kokku aitab sellele kaasa. Te ütlesite eelmisel nädalal, et Valge Maja jaoks tähendab edu Hormuzi väina taasavamist, kuid see elutähtis läbipääs on endiselt blokeeritud. President kasutas selle ülestõusmispüha hommikul tugevat keelt, ähvardades Iraani Hormuzi väina taasavama. Kui USA alustab lähiajal sõjalist operatsiooni väina avamiseks, mida oleks selleks sõjaliselt vaja? No lasme. Esiteks, meil on võime väin avada, kui me seda tahame. See, mida te praegu näete, on sellise kampaania eelkäijad ja esimesed sammud. On vaja vähendada Iraani võimet tulistada rakette ja juhitavaid rakette väinas sõjalaevade pihta ning kõrvaldada nende kiirrünnaku alused. Mõelge neist kui sigaretipaadid, suured ja võimsad alused, mis liiguvad edasi ja imbuvad laevade vahele, et tekitada otsest kahju. Meie ülesanne on neid kõiki jahtida. Just siin ongi A-10 ründekopterid ja teised aeglased madallennul õhusõidukid äärmiselt tõhusad. Me oleme praegu neid aluseid hävitamas. Lisaks töötame selle nimel, et hävitada Iraani miinivarud. Miinid on ohtlikud. Sõja alguses oli neid tuhandeid. Kindlasti oleme seda arvu oluliselt vähendanud. Vaid mõned miinid on piisavad, et blokeerida ülemaailmset transporti. See toimub praegu ja enne kui saadate oma sõjalaevad olukorda tõeliselt kompama, tuleb need riskid vähendada. Meie viimase 30 sekundi jooksul siin, kindral, palun võtke see kokku. President ütles, et see võtab vaid 2–3 nädalat. Kas te nõustute sellega või läheb kauem? Ei. Teate, ma kõhklen alati sellisele sõjalisele operatsioonile nagu see ajakava seadmisel. Aga iraanlased teeksid väga targasti, kui kuulaksid president Trumpi, kui ta ütleb, et ründab neid, sest ta on juba tõestanud, et on valmis seda tegema. Nii et tema viimase avalduse ja selle põhjal, mida oleme seni sõjas teinud, kui president ütleb, et me teeme midagi, siis on tõenäoline, et me teeme seda. Iraani juhtkond peaks sellele faktile tähelepanu pöörama. Õige. Kindral McKenzie, häid lihavõtte pühi. Aitäh, et tulite täna hommikul. Oleme tänulikud.